Tere hommikust, head korvpallisõbrad ja roki fännid. Täna on meil eetris taas Kossu jutt ja stuudios on saatejuht Lauri Herman ning minu ees istuvad kaks meest, Andres Liinat ja Ivo Hunt, ehk siis Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna ja praegu siis võib öelda veel roki meeskonna funktsionäärid. Tere teile, mehed! Tere! Tere hommikut! Räägin pisut ajaloost ka, nimelt Tartu meeskond on olnud nii Polaris kui Delta ja kõige pikem ajalugu kindlasti nimedest on Rokil. 2011. aastal Rokk kadus ja tuli Tartu Ülikool. 2012. aastal tuli armastatud Rokk taas tagasi ja nüüd 2016. aastal sügisest Rokk taas kaob ja Tartu Ülikooli juurde lisandub midagi täiesti uut, mida pole varem kasutatud. No kelle poolt ja miks selline initsiatiiv tuli, nii et rääkige mehed palun pisut tagamaadest. Ma ei ole päris kindel, et Tartu meeste tippkorvpalli kõige pikaajalise kaubamärk on olnud Tartu Rokk või Tartu Ülikool Rokk. Kõige armastatum kindlasti. Seda küll, aga peab ütlema, ilmselt on kõige pikemat aega mängitud Tartu Ülikooli nime all ja erinevate modifikatsioonidega, mis sellest tulenevad. Tõsi ta on, et aastal 2001 otsustati mitme osapoole poolt, sealhulgas ka linnavalitsus ja Tartu õlletehas, et uueks võistkonna nimeks saab Tartu Ülikool Rokk ja arusaadavalt selles raharuumis või korvpalli raharuumis, kus me täna tegutseme, on eelarve positsioonide kindlustamiseks võimalus müüa nime või osa sellest nimest. Ja seda me oleme jätkuvalt kasutanud nii ka viimased 15 aastat ja kui Saku õlletehas tahtis taanduda Rock Basketball brändi arendamisest, siis me paratamatult pidime leidma midagi asemele ja tundub sedaviisi, et me finantsilises mõttes saime endale suure toetaja Postimehe või Eesti meediakontserni näol ja samal ajal ka Saku jätkab nii-öelda särgisponsorina. Et kokkuvõttes võib öelda, et nime liidese või teise poole nime eest me saaksime endiselt summa, mis võimaldab seda meeskonda ja klubi arendada. Ma just enne siia stuudiosse tulemist rääkisin ka meie Elmari produktsioonimehe väga-väga suure Kossu fänni Egoniga, kes on ka pea igal Rocki mängul kohal ja tema ütles küll mulle, et kurb, et kogu see Rocki temaatika tegelikult ongi üles ehitatud sellele nimele Rokk, et see on üks rokkiv meeskond, meil on rokkivad tantsutüdrukud, kellel on rokkikirjad, meil on mustvalged vormid, et kuidas nagu fännidele seda asja nüüd sisendada ja fännidele seda asja müüa, sest 2011. aastal, kui see ainult Tartu Ülikool tuli, siis tegelikult ju seda nime nii-öelda rahva seas omaks ei võetud, et küsimus sulle, Ivo, nüüd. Eks see on kindlasti üks trikikoht seal, et kuidas teha nii, et järgmisest hooajast oleks see meeskond sama südame lähedane, kui ta praegust on, et Rokk on väga hea nimi ühele korvpallivõistkonnale. Ja välismaal ka ju väga lihtne öelda ja jääb meelde. Ta on igatepidi väga hea, aga me ei saa unustada, et ta on ikkagi nii-öelda müüdud nimi, et ta on ikkagi sponsori nimi, et jah, tast on aja jooksul kujunenud niimoodi, et võib-olla vaata, et enamgi mõtlevad korvpallile, kuuldes sõna Rokk kui millelegi muule, aga eks me sellega peame siis tegelema, et küsima kindlasti fännidelt endalt, kuidas sellest asjast nii-öelda hästi välja tulla ja panema pea tööle, et saaks sellest võib-olla küll mitte kohe ühe aasta pärast või ühe hooaja pärast, aga pikemas jooksus ikkagi ka selline hingelähedane asi. Kohtusime veel fännklubi esindajatega siin enne viimaste otsuste tegemist ja nad on õhinaga valmis kaasa lööma selles protsessis, et luua klubile ka oma bränd ja identiteet. Et seni me võime öelda niimoodi, et seda Rocki brändi me peame leidma sinna nii-öelda aseaine selles mõttes, et peasponsorid siiski tulevad ja lähevad. Arusaadavalt ükski nimisponsor ei võta väga-väga pikka positsiooni ja seetõttu tippkorvpall on ja jääb Tartusse ja selleks on vaja teha tegevusi, mis kinnistaks seda klubi identiteeti ja nii-öelda nimisponsori lisandumine sinna on lisaväärtus, aga ta peab jätma siiski sellise võimaluse, et see vundament ehk see klubi organisatsioonina säiliks ja oleks tugevam. Seega see Tartu Ülikool on ja jääb, aga lihtsalt sinna juurde võib midagi veel tulla. Aga nüüd otsene meie Elmari küsimus ka, et sügisest, mis nime meie saade kannab? Kas Rocki minutil? Ega vist? No tuleb nuputada. Õnneks on 7 kuud aega natukene harjude mõttega ja 3 kuud, pluss miinus siin paar nädalat, et Rockile nii-öelda viisakalt
joon alla tõmmata või Rock nagu pensionile saata, et kindlasti on mõtteid ka selle osas päris mitmeid ja vaatame, et selle saaks kenasti tehtud siin selle hooaja jooksul, et aga suvel peame me maha istuma, mõtlema, et mis minutiline see siis on. No ma arvan kõige olulisem, et Tartus mängitakse tipptasemel korvpalli. Et me ei tohiks, nimi ei saa olla eesmärk. Eesmärk saab olla kõrgetasemeline korvpall. Ja kindlasti klubis me mõtleme ainult selles kategoorias. Ja kui me väärtustaksime ühte nime üle kvaliteedi, üle mängu kvaliteedi, siis ma arvan, et see oleks pettumus ka fännidele. Samas nime muudatus siiski mingid muudatused kaasa toob. Mis saab näiteks meie mustvalgetest mänguvormidest või meie tantsutüdrukutest, kellel on ka Rocki kirjade peal? Esimesed mõtted meil just selle klubi identiteedi ülesehitamise juures on luua sild selle nii-öelda Rocki ja tulevase klubi identiteedi vahel. Ma usun, et seal teatud elemendid saavad olema arusaadavad ja tuntavad. Ette on vara öelda, me tahame siin professionaalide abi kaasata, missuguseks kujuneb uus visuaal, missuguseks kujunevad uued värvid, hüüdlaused, ka saate nimi. Aga nii palju, kui inimestega on juttu olnud, siis tundub, et on 2 põhiküsimust, mis igasuguse korvpallinime vahetusega on, ja need olid ka eelmine kord 2011 ja on ka praegast. Esimene küsimus on, et mis saab tantsutüdrukutest, ja teine küsimus, et mida me siis tribüünil hüüdma hakkame. Et ma arvan, et kui me suudame neile 2 küsimusele vastused leida, siis meil on juba nagu pool tööd põhimõtteliselt tehtud. Nagu öeldud, aega sinna minna tegelikult veel on. No just me koostöös kõikide sidusrühmadega, sealhulgas fännid, laiem korvpalliüldsus, linnavalitsus, uus nimisponsor, ka tegelikult Saku, kes jätkab meie toetamist. Et koos nendega me leiame selliseid häid lahendusi ja ma arvan, et mõnes mõttes on ka hea, et me peaksime välja tulema siin ka täiesti uute võimalike ideedega, kuidas ergutada ja tähelepanu tõmmata korvpallile. Ja selles mõttes on ka see tänane olukord ikkagi kardinaalselt erinev 2011. aastast, et kui siis oli see nimevahetuse teema tuli augusti keskel üles enam-vähem ja nii fännidele kui ka niisama toetajatele ei jäänud liiga palju aega siis ennast nagu ümber häälestada, siis meil praegust on ikkagi natukene varu ja inimestel on nagu, ongi just aega selle mõttega nagu harjuda paremini. Ei tohi unustada, et siiski uueks nime või teise poole nime esindajaks on Baltikumi suurim meediakontsern, et ma usun, et see ideedest meil puudus ei tule ja kindlasti nii siin kevadel, võib-olla play-offide ajal, aga sügisel päris kindlasti me saame näha uusi ja sädelevaid turundusideid. Ja Postimehe nimi ka ju ikkagi paljudele seostub Tartu linnaga eeskätt ja kui kindel see nüüd on see nimekuju Tartu Ülikool Postimehes või see ei ole veel päriselt lukku pandud? No see on 99% kindel, aga eks lõplikud nimekujud selguvad ka nende viimistluste või disainimise käigus, sest et tõepoolest on öelnud seda ka Saku ja teised meie toetajad, et neile meeldib koostööd teha tugeva ajaloo ja nii-öelda vundamendiga organisatsioonidega, et kui nüüd Tartu linn varsti juba 1000-aastane, ligi 400-aastane Tartu Ülikool ja peaaegu 160-aastane Postimees panevad seljad kokku, sealt peaks ikka päris tugev vundament tulema. Kui vana on Tartu korvpall? Ivo vastab 70 aastat. 70-80 vahele kuskil sinna kanti peaks jääma. Väga väärikas iga juba. Ivo, kuna sa siin stuudios juba kohal oled ka, siis räägi meile järgmistest kõige lähematest Tartu Ülikool Rocki mängudest. Ja juba esimene variant on ülehomme meid tulla vaatama pärast vabariigi aastapäeva neljapäeva õhtul Tartu Ülikooli spordijoones Eesti El-Klassika siis, Rock ja Kalev. Meil on nüüd oli jaanuarikuu, veebruari ja märtsikuu lõpus on kuu viimane mäng on Kalev Cramoga, et saame niimoodi vormi testida ja seekord siis meie saalis saame vaadata üle Cramo uued mehed ja saame ka enda vormile nii-öelda mingisuguse hinnangu jälle anda, et pärast siin 10-päevast mängude pausi. Ja siis järgmine nädal läheb edasi Balti liiga mängudega. Täpselt nädala pärast? Teisipäeval just, et nüüd täna õhtul selgub Tarva ja Liepaja paarist, kes siis tuleb meile Balti liiga järgmise ringi vastaseks ja kes iganes siis on, temaga mängime järgmine teisipäev 1. märtsil kell 7. Ja Rakvere Tarvaga kindlasti mängime järgmisel reedel, 4. märtsil kell 7 samuti kodus, nii et 3 küllaltki põnevat kodumängu ees ootamas. Basket.ut.ee ikka see koht, kus saab ise ka mängude kava üle vaadata ja loomulikult Facebookis facebook.com/TÜ korvpall.
Andres Liinat ja Ivo Hunt, aitäh teile, et te täna hommikul siia stuudiosse tulite ja kohtume saalis! Aitäh! Aitäh!